Ja tere jälle, 911 Hamlet autoprojekt jätkub ja siin on episood 4. Ma olen Porsche esinduses ja ma räägin hästi vaikse häälega, sellepärast et siin esinduses on üsna vaikne. Tänases episoodis siis paigaldame PCCM Plus süsteemi mu autosse. Väga epiline. Ja lisaks sellele tuleb loomulikult esimene sõit. Ja tundub, et kõik märgid näitavad selle poole, et ma tõesti täna saan auto siit kätte. Mul ulatatakse võtmed ja ma sõidan oma enda autoga siit minema. Mis tähendab seda, et selles videos me näeme siis lõpuks minu esimest sõitu selle autoga. Olen seda kaua oodanud, ütleme nii, pehmelt väljendades, kaua oodanud. Mis asi on PCCM Plus süsteem? No sellest me räägime nii pikemalt, aga põhimõtteliselt on see selline kaasaegne entertainment system, mis Porsche ise oma klassikautodele välja töötas ja see on imeline. Seal on Apple CarPlay näiteks sees. Saad põhimõtteliselt 18 aastat vana autoga linnas ringi sõita ja Waze töötab, nagu sa oleksid mingisuguses 2 päeva tagasi tehasest välja rullinud 911. Ja hakkame osaga peale, et lähme vaatame, kuidas PCCM Plusi süsteemi paigaldamine läheb, küsime selle kohta paar küsimust ja mis veel? Ja siis võtame võtmed ja siis sõidame selle autoga siit minema. Mul on ükskõik, mis seisus see auto on, sest ma olen nii kaua lihtsalt oodanud, et ma lihtsalt ei jõua enam rohkem oodata. Rohkem polegi midagi. Let's go! Ega praegu olemegi siin ja proovime siis seda raadiot installeerida siia, et olukord on praegu siuke ja no loodame, et saame installeeritud. Ma ei tea, äkki räägid üldse, mis see raadiovärk on? Mina tean selles mõttes, mõtlesin hea oleks nagu salvestada siia ka, et siuke lahe asi on välja mõeldud. See on jah, Porsche poolt klassikuomanikele tehtud selline raadio, mis sobib 996 ja Boxsteri esimese põlvkonna. Ja vanematele ka on ju? See suure ekraaniga sobib ainult Boxsterile 996. Ja siis on meesõnaga mingi teine versioon, mis läheb veel vanematele. Jah, on see väike üheliinine raadio. Ja järgmistele see ei sobi, ma saan aru. Ei sobi, jah. 997 mehed. Peavad veel ootama. Okei, ja sa käisid kuskil konverentsil ja seal räägiti sellest pikemalt ka midagi huvitavat? Sellest räägiti juba paar aastat tagasi, et Porsche plaanib seda teha, kuna neid autosid päris palju kasutatakse igapäevaselt ka aga inimesed tahavad nagu tänapäevasemaid mugavusi ka kasutada, nagu navi, mis on igas tänapäeva autos juba olemas. Ja siis nad tegidki sellise, mis sobib täpselt siia armatuuri. Ta ei näe nagu üldse mingi võõras asi siin välja, ta ongi täpselt nagu selle auto jaoks tehtud. Tundub nagu algusest peale olnud. Ja samas on tal kõik tänapäevased mugavused olemas. Nii, ja mis sa ütlesid, Androidi meestel on ka probleem või? Androidi meestel, ma nüüd ei ole üle kontrollin, varem oli see, et jah, Google CarPlay'd siin meie regioonis millegipärast ei saanud ametlikult. Okei. See on ikka nagu minu jaoks oli see ikka suht nagu siuke suur kaalukausil ikka, siuke päris suur kamakas, mis viis nagu selle 996 poole, et kui 20 aastas uudis välja tuli, et see süsteem nagu saab siia installeerida, siis nagu jah, ütleme, et oli päris tähtis nagu asi minu jaoks. Iseenesest ju praegu see installeerimine oli ju suhteliselt nagu sul ei olnud mingisuguseid jälle mingid komistuskive? Põhimõtteliselt ei olnud jah, siin oli eelmised paigaldused olid suht korralikult tehtud, nii et sai siin kasutada neid juhtmeid ja asju. Ilmselgelt selleks, et juhtmed saaksid sellest plastiktaskust
mis siit praegu on välja võetud läbi joosta, on vaja sinna väike auk sisse puurida. Üsna lihtne ja loogiline tegelikult. Ja siin ta siis on uhke PCCM pluss entertainment süsteem. Et sobib siia minu meelest nagu valatult. Kõik töötab. Map on peal. Apple CarPlay toimib valatult. Mingit probleemi pole. Võib-olla paar asja, mida ma soovitaks mõelda läbi nendele, kes tahavad seda endale osta, on see, et kuhu asetada see juhtmete nii-öelda pesa. Et ma tahtsin ta panna praegu siia keskele, sest mulle tundus kuidagi, et on siuke ilus tsentraalne, aga tegelikult ma vist lasen ta tõsta siia vasakusse äärde, sellepärast, et mu telefoni mausi ära, nagu ka siin juures olevad pildid on näha, näeb üsna porno välja kõik. Üks asi, mis ma olen tahtnud algusest peale teha, mida ma olen oodanud nii pikalt, on see, et siin on siuke kleeps peal, vaata, mul on mingi värk nüüd, aga ma tahan neid kleepse maha tõmmata, kui ma saan seda siin YouTube'is teha. Olete valmis või? Oh my god, see on nii rahuldus pakkuv lihtsalt. Et aga muus osas soovitan kindlasti, et see muudab auto ikka nagu välja nägemiselt seest ka juba nagu nii palju modernsemaks, et kuidagi liigud järgmisesse sajandisse selle PCCM pluss asjaga. Uskumatu, aga ongi kätte jõudnud see päev, kui ma saan esimest korda oma autoga sõitma minna. Siin on võti, siin on auto ja ma panen oma auto esimest korda käima. Oh my god! Ma ei tea, kas ma olen selleks valmis üldse või? Ma ei tohi. Tavai rahvas. Let's go! Oh my god. Ebareaalne. Haige loo. Mis asja See on imeline, ma ütlen. See on imeline. See on nii nagu toores, see on nagu nii kuidagi vahetu. Ma ei tea, ma pole mitte ühegi teise autoga sellist tunnet nagu kunagi tundnud. Ebareaalne. Täiesti haige loo. Ma tean, mis nüüd juhtub. Kohe, kui ma gaasi võetan, siis see kaamera kukub siit maha. Aga see ei takista mul seda tegemast.
wanna cut up in the car, I told her start it up. I don't wanna see it from your eyes unless it's Cartier. Ran into my old chick, she said you ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Asked her why she staying there, she said she don't know. I had to ask some more, but I really had to go and get my bop on. Yeah, I get my bop on. If she needs some good, tell her she got hop on. She know I'm the top dog, I know she a hot one. Balenci's on the feet, and you know I got the socks on. Yeah, I get my bop on. Yeah, I get my bop on. If she needs some good, tell her she got hop on. She know I'm the top dog, I know she a hot one. Balenci's on the feet, and you know I got the socks on. She said with my hot sauce, she ain't with no knockoff. See them, we gon' pop off. Uber getting dropped off, kicking in the door, we ain't knock on it. Ice on your beat, then you know it got the bop to it. Running up the streams like the stock market. They ain't with no beef, tell them stop talking. Rock a goatee. Miks mitte kasutada taaskord kohta, mida on juba 9000 korda kasutatud? Then I told her she could hop on it, bop on. Yeah, I get my bop on. Ma pean korraks siia tee äärde tõmbama, natuke raskem filmida selles suminas, mis mu peas hetkel on, ja sõita samal ajal, et ebareaalne, Siuke tunne on natuke, et kelle auto see on ja millal ma selle tagasi pean viima. Et esmaspäeval kell 10 on vaja võtmed uuesti Porsche esindusse viia. Õnneks ei ole. Ebareaalne, see ongi see auto, mis asja. Ma olen ühe korra sõitnud tegelikult terve päeva. Sõitsin 996-ga eelmisel aastal suvel. Tahtsingi nagu testida, et kuidas siis on. Ja see oli väga lahe kogemus. Okei, see auto oli küll 5 aastat vanem, aga nagu praegu selle autoga sõita, see on nagu veel parem. See on nagu, ma mäletasin, et see on nagu äge, aga see on nagu veel parem tõesti nagu. Automaatkäigukast, ülikiire, nagu päriselt ka, sa nagu ei saa aru, kui need käigud vahetuvad. 18 aastat vanal autol, ebareaalne. Ja nagu ta on kuidagi nii tihke nagu. Kui ma nagu sõitsin siin mingitest aukudest läbi ja mingitest raudteedest üle, siuke tunne nagu uue autoga sõidaks nagu. Okei, ma saan aru, et 54 000 või 55 000, eks olen läbi sõita, aga nagu ikkagi 18 aastat vanal autol. Ja nagu, ma ei tea, kuidagi, kõik on kuidagi nii õige, see istumisasend. Ma mäletan, mul oli vanas BMW's E36 oli nagu mingi unistuste istumisasend, mida ma olen siiamaani üritanud siis uuesti saada või uuesti tekitada. Et aga see istumisasend, mis siin 996 on, see on minu pikkusel on omal küll võib-olla keskmisest natuke lühem. Või tegelikult ma olen täpselt keskmine siuke 1,72 või 76, ma ei tea, mis mu täpne pikkus on. Aga lihtsalt minu jaoks on nagu perfektne nagu. Ja ma ei pidanud siin midagi hullult sättima, lihtsalt natukene lükkasin tooli edasi tagasi ja oligi nagu korras. Et no mega, tõesti mega. Ja siit seest nagu see auto on nagu uus kordan seda sama asja juba mingi 44 korda, aga päriselt ka Ja ta on kuidagi nagu, ma ei tea, sa tunned nagu kõike, et ma siin kiirendasin ka enne ja nagu see mootori heli, mis ja salongi tuleb, okei, ma ütlen, siin on nagu heli on salongis päris tugev, ka mitte mootori heli, vaid lihtsalt on üsna vali siin sees, aga nagu ilmselgelt see on nagu vanem auto ja ilmselgelt sa tahadki natuke kuulda seda kõike, mis väljas toimub. Aga ikkagi ta ei ole niivõrd nagu, et ta kuidagi hakkaks häirima igapäevasõitudel. Et täpselt õigel tasemel ma kuulen mõnusalt seda mootorit sealt tagant poolt. Ja see on ka nagu, et paned nagu võtme sisse ja et see mootori heli tuleb nagu tagant poolt. See on nagu lihtsalt ebareaalne kõik. Aga ühesõnaga, et roolis ka sa kuidagi tunned kõike, kõik teekonarused on sul nagu sõrmede all ja sa oled nagu nii kontaktis kuidagi teega, et see on ikkagi 911, Ükskõik, mis aasta siia taha on kirjutatud, see on ikkagi 911 oma parimas tõesti. Üks asi, mida ma tajusin, võib-olla mida ma sellest nii-öelda testsõidust ei mäletanud eelmisest aastast,
on see, et kuidagi esimene emotsioon, kui ma see autosse istusin, et on tegelikult üsna raske nagu. Aga ma tean, et 4 vedu ja automaat peakski olema raskem kui siis tagavedu ja manuaal. Aga ma ei tea, kui ma juba natuke aega siin ringi sõitsin, siis ma juba harjusin sellega nii ära, et aga selline tunne nagu oli alguses, et kui ma autosse istusin, et kuidagi veits raske on. Aga muus osas, mis meil on siin uhke joogitopsi hoidja on autos, eks ole. Mulle räigelt meeldib nende 996 juures. Tegelikult üldse Porsche 911 juures, et ei ole eriti mingisuguseid laekaid ja kohti, kuhu asju toppida. Et siin on täpselt õiges koguses, täpselt õiges suuruses nagu need asjad läbi mõeldud. Et ükski asi ei vedele niisama kuskil, kõik on ilusti nagu kinni kuskil ära pandud, et kui pidurdad, siis ei saa mingi asjaga vastu pead. Igatahes, mega tänks, et vaatasite 4. osa oli selline 5. osa, ilmselt läheb natuke rohkem aega, sest asjad, mis plaanis on natukene ajamahukamad ja vajavad natuke planeerimist. Nii et praegu ma olen teinud neid osasid siin 2-nädalase nagu sellise intervalliga, aga suure tõenäosusega 5. osa. Ma ei tea, vaatab, kuidas asjad õnnestuvad. Ilmselt läheb kauem aega ühesõnaga. Aga tänks, et tuunisite inni ja näeme järgmine kord. Peace!